Jaa. Sisse, ukse on lahti. Keda te soovite? Just teid. Mind ei ole kodus, et te teaksite. Kedagi ei ole kodus. Ju te olete. Ja kui olengi. Aga kes sina selline oled? Teie tütre, solfeggio õpetaja. Ma ei usu, et mu tütrel võiks koolis kehvasti minna. Ei lähegi. Olgu peale, et mu tütar ei mõista matemaatikat või seda solfeggiot. Aga pilli ta mängib ja see on peamine. Härra, ma ei tohi teie arvamist kõikutada. No milles siis asi on? Mul süda valutab. Tühi asi. Mul ka vahest tuikab. Selle vastu on kurradima hea rohi olemas. Prosit. Teie terviseks. Iga mehe elus on siis terv, mida ta peab ära jooma. Minu oma on üpris pirakas. Kuidas sinuga lood on? Härra, ma tulin teiega räägima nagu mees mehega. Lase aga käia. Ma tulin... No? Tähendab, ma tulin... Ma tulin... Ma tulin teie käest, teie tütre käest. Mida? Peopesa. Mida? Raamed. Ma kuulnud päris hästi. Nii mitte sõrme. Kurat! Ma tunnen sulle juba ette kaasa. Sa oled siit veel lullima nagu tulita. Ma armastan teid. Armastad? Ah soo. Mina armastan ka. Mina nagu mees. Ja kas mina olen naine või? Olgu peale. Kui sa siin juba oled, siis ma esitan sulle 3 küsimust. Ja kui sa nende peale õigesti vastad, läheb su üritus korda. Aga kui ei vasta, siis oled omadega karu perses. Kes on majas peremees? Muidugi teie. Järelikult reegleid kehtestan mina. Alustame, jah?
Ütle mulle 2 asja, mis ei olene mehest endast. Nimi. See niikuinii. Nägu ja tegu. No, pool punkti saad. Tegelikult ei ole mehest endast tema mõistus ja munni pikkus. Ja kuidas sinuga lood on? Eks vist samamoodi. Seda on näha, jah. Mida ühist on pedel ja põllumehel? Tõepoolest. Ei oskagi arvata. No siis lendad küll omade korki. Tuleb või? Paraku mitte. Mõlemad külvavad oma seemne sita sisse. Sul on veel viimane võimalus. Mille poolest sarnanevad naine ja kitarr? Seda ma tean. Mõlemad enne tarvitamist tuleb häälestada. Sittagi. Mida? Nii naist kui kitarri hoitakse kaelast ja mängitakse augu pealt. Noh, pidid suu puhtaks või? Siin see minu tütreke ongi. Aga ma usaldan ta ainult sellisele mehele, kes temaga mõistab ümber käia. Võrgu värk. Ma pean oma tütre tuleviku eest hoolitsema. Kas ma olen undvad? Oleks ma seda enne teadnud.
Ma ju ütlesin, et olen. Ära paina mind sellega. Kas ma tõesti pean nüüd oma sõna pidama? Oleks hea. Sa raisk. Milline tüng. Päise päeva ajal. Sitta sinuga. Mina oma sõnu ei sööda. Tütar, siia. Tegid tüki, aga hästi tehtud. Nõnda jätab naine oma isa ja ema maha ja hoiab oma mehe poole. Ja nemad kaks on üks liha. Minge ja saagu teid palju. Aamen. Teie vist oletegi see salapärane renessans. Peaaegu. Proua, ma toon teie õige pea tagasi, aga enne üks väike barokke õhtu. Veame neid barokke. Ema 9:30. Oh no. Kas nad pole armsad? Lausa kade hakkab. Milline partii? Loterii võit. Mu süda ilmab halba. Oleks sa kuulnud, kuidas poiss pilli mängib? Ma olen seda terve elu kartnud, et ükskord sa mulle ühe korraliku käki kirjad, aga et see just täna pidi juhtuma. Poiss, ta võiks ta isa eest olla. Seda parem. Ongi meil muret vähem. Mina ikka lootsin mõnda arsti või advokaati või... Mina olen oma valikuga rahul. Aga Siki? No, tema niikuinii. Su laps varastatakse päise päeva ajal ära ja sa vilistad selle peale. Mina ise tegin seda. Mina! Seda asja peab kuidagi korraldama. Mul tuli idee. Geniaalne idee. Pane end kohe riidest, et me peame ta päästma. Kelle? Ära aja mind hulluks! Mina oma sõnu ei söö. Sa veel sööd häbi pärast paju maa alla. Miks paju siis, no? Ma ei saa aru, kuhu sulle kiire on. Eks ikka selle Don Juani juurde. Päästa veel, mis päästa annab? Mis tonksu jäädi? Noortel on oma elu, ei maksa sinna nina vahele toppida. Kui sa kohe riides ei pane, No mis siis juhtub? siis ma minestan ära. Lase käia. Minestasid juba või? Lähme käime ära. Kurat, mõtlen, vaevalt saad ennast lõdvaks lasta, kui mine jälle kuhugi jähverdamale. Sa võiksid selle ülikonna selga panna. Näeksid natukene viisaka välja. Üldse, et mul on tegemist. Ma teen sulle pärast välja. Mida? Kui palju? Mida ise tahad? Peab mõtlema. Mis siin enam mõelda? Mina oma sõnu ei söö. Küll olgu peale. Ostsid ära. Siia. Siin mul on. Astuge edasi. Võtke istet.
ja ärge häbenege midagi. Mis meil häbeneda? Teie peaksite häbeneda. Ei näe nagu põhjust. Te peate meile meie tütre tagasi andma. No see ei ole nii lihtne. See on kõige lihtsam asi, tagasi ja kõik. Aga kui ta ise ei taha? Muidugi tahab. Esimees, ma ütlesin sulle, ei maksa ninna vahele torkida, noortel oma elud, et esimest korda võõras kohe niimoodi käituda. Ilmselt on ta siin teises toas. Pole hullu. Juhtub paremataski peredes. Jah, no nii. Mida ma nüüd võiksin jälle mängida? Ära pane nüüd piinlikku olukorda, mitte kusagil ei ole, isegi voodi all ei ole. Ta peab ju siin kusagil ometigi olema. Proua. Ülehomme kell 12 kirikus. Mis seal toimub? Eks ta pühitsetakse nunnaks. Sa oled ennast ogaraks joonud. Teeme täna teist. Sa ajad nüüd haud. Ma poleks uskunud, et saan elus veel sellist rõõmu tunda. Mu mees on viimasel ajal nii imelikuks läinud, äkki panete teie talle aru pähe. Proua, muusikud ei ole kunagi mõistusega hiilanud. Oh, sellepärast, et mulle meeldivad. Terve ilm on marutarku inimesi täis. Iimeldama ajab. Sina pole ju muusik. Kust sa tead? Ei ole kunagi muusikaga tegemist olnud. Tal on elevant kõrva pasa teinud. Teda ei võetud isegi muusikakooli sellepärast, et ta ei suutnud eristada, kas kõlab 3 või rohkem nooteid. Ei tea, mis kärmis teda nüüd hammustanud on. Hispaania. Aga ei ole midagi. Alustame solfeetšost. Ma tulin siia pilli õppima. Ta on sellest east juba väljas. Tahate öelda, et hakkate mängima ilma solfeetšost? No, äkki teete mulle erandina? Solfist kahjuks pole pääsu. No, kust mina tean, ma pole kunagi proovinud. Alustame millestki lihtsast. Ja just, näidake palun ette. Maga välja. Nagu on näha. Õige peale hakkamine on pool võitu. Selle asemel, et siin lolli mängida, võiksid politseisse minna ja uurida, kus su tütar on. Proua, ta ei kirjutas teid. Mina ei liigusid mitte kuhugi. Aga palun, ma toon siis teile kohvi. Kuradi kohvi! Ole nüüd ometi viisakas. Noortel oma elu, see on elu seadus. Lapsetapja. Pane oma suu kinni. Te olete kohutav inimene. Kuna me jälle sellest kaelast kinni hoiame? Minu pärast. Kas või homme? Tore, lähme. Ma küsin, mida ma pean tegema. Ma küsin viimast korda, mida ma pean tegema! No, teil on oma esindatud nädalase värk ja segame. Kuradi pudel sai! Lähme, anna sun tee.
nädala jagu veel. Ja siis ta silmad avanevad. Ja saavad valgust näha. See võib võimas tunne olla. Muidugi, mõtle ise. Pilkane pimedus ja vesi. Ja siis järsku otsatu valgus. Seda ei kujuta ettegi. Loomulikult. Pane silmad kinni. Ja mõtle lahti. Mis tunne on? Püha taivane Jehova, kaed ometi, mis kellu. Lapsekesed, tiiks palju nagu kõrkna. Nüüd tuli kipelt etta. Rõõmu ei saa meile keegi keelata. Kas mõlemal on kupli sassi? Lõpuks ometi vaba. Ma tahtsin teid nagu maa peale tagasi tuua. Aga meil pole selle maaga enam midagi pistmist. No kupli on sassin, mis sassin. Kui kord oled taevast nuusutada saanud, ei taha enam poris paterdada. Ära muretse küll, George, ära parandab kupli. Tuumiis ei mõista haamritki käen hoida, mis veel kuplis kõnelda. Mis me tegema peaksime, et sa meiega rahul oleksid? Kõigepealt minu sõnna kullema. Edesi on näta. Issake, ole papinasse! Nüüd läheb ta papinahe. Mul tõuseb palavik! Ja nüüd tõuses tal palavus. Ära muretse, kõik läheb hästi, usu mind. Jukka! Kuule, kui see peab allkirjaga on? No mis ta üldse puukstab siis? Tule aita mind maha. See veel puudus! Kuule, ma kõnen sulle. Albert kuulnud ähmiga prillikoto. Küll siis see palju nalja. Tas nägi ratada. Nõnna ilosa. Armu jääb. Ilus küll, aga raske on. Küll ei saa veel sinna. Nojah, aga seal pean ma ikka oma jala peal ju seisma. Küll sa seisad.
ja. Poole 8 ristimisele. Jaa, ei, ikka. Jaa, jõuan, kindlasti jõuan. Tulen küll. Hetke mul on üks matus ja ei, tulen, jõuan, kindlasti. Ja jumal õnnistagu teid ja